tere! Sellest ajast saati, kui ma alustasin sellise naiste eriga, kui ma ei eksi, siis see oli sellel suvel, 2025, mitte sellel suvel, 2025 aasta suvel. Ma alustasingi siis emadusest, naiselikkusest rääkimisest ja tegelikult ma alustasin ka perimenopausi ehk üleminekuperioodi naistele nagu fokusseeritud peamiselt info jagamist, sest tegelikult ma olin ka ise avastanud, mis asi see perimenopaus üldse on. Sest väga palju räägitakse menopausis, kuid ei räägita, mis asi see perimenopaus on, et see on 34 pluss, ehk siis 34 kuni 50 aastased naised. Et menopaus algab siis umbes mingi 50-51 keskmiselt. Aga see on erinev inimestel. Ja ma olen tähele pannud, et pärast seda, kui ma sellega alustasin, tähendab enne seda, kui ma seda videoseeriat alustasin, mitte keegi sellest ei rääkinud. Isegi mitte menopausist. Väga harv juhus, kui mingi artikkel siin-seal tuli 5 aasta sellise nagu vahega, aga väga seda teemat Eestis vähemalt ei puudutatud. Mina tulin suvel, rääkisin sellest otse ja ausalt ja mis toetab seda eluperioodi meil ja et tegelikult on sellel ka omad võlud. Absoluutselt, sellel on omad võlud ka. Mina olen avastanud nii palju võlusid. Ja see on toonud mind veelgi rohkem kontakti iseendaga kui tervikuga. Õnneks mul ei ole väga palju perimenopausi sümptomeid, küll aga ma olen juba varakult hakanud toetama oma keha, meelt ja hinge, et see periood oleks selline mõnusam nauding iseendale, kontakt iseendaga. Ja ma ei ole kunagi olnud selline, kes võitleb oma vanusega, ei nooruses ega ka praegu. Ma ise olen 40-aastane ja ma olengi alates 34-aastasest, ilma et ma isegi teadsin, mis asi see perimenopaus on. Ma hakkasingi erinevaid selliseid meetodeid siis alateadlikult, teadmatusest isegi otsima. Tähendab, info hakkas minuni jõudma, mitte küll miks ma pean, aga et ma võiks. Et näiteks mingid vitamiinid või kollageeni joomine ja kreemitamine, õige kreemitamine näo, nahale ja nii edasi, kuigi ma varem seda ei teinud. Ka toitude osas ja nii edasi. Aga jaa, kui ma suvel seda alustasin, siis ma panin nüüd siiani, suvest kuni siiani ma vaatasin, nüüd räägivad kõik naised, minuvanused naised sellel teemal. Teevad podcaste, raamatuid, videosid, intervjuusid, kõik seda. Tegelikult mulle meeldib see. Ja mulle meeldib see väga. Et justkui nagu ma avasin mingi suuna, ma ise tunnen. Sest ennem seda mitte midagi mitte keegi ei rääkinud. Nüüd on kõik nii avatud. Isegi kui see on energeetiliselt, isegi kui nemad mind ei tea, mingi suur naiste jaoks oluline nii-öelda level avanes, täiesti uus tase elustiil. Ja miks seda varem pole räägitud, võiks ju mõelda. Ma arvan, et esiteks, näiteks mina ei teadnud, et on selline asi ka nagu perimenopaus. Ehk 35 kuni 51. 34 kuni 51 aastal. Ma teadsin, et lihtsalt on kunagi tuleb see faas, see menopausi faas. Esiteks ma arvan, et miks seda varem pole räägitud, on teadmatus. Aga ja miks pole menopausist räägitud? Ma ei tea, mul on jäänud mulje, et vähemalt Eestis tahetakse pigem mitte loodusega koostööd teha, ehk leppida igas eas oma vanusega ja oma olemusega ja nii edasi ja loodusega koostööd teha, vaid tahetakse hoopiski nagu illusiooni luua. Ka siis riietega, meigiga, operatsioonidega. Ja sellepärast ongi see niisugune naturaalne loodusega koostöö teema jäänud tahaplaanile.
Aga mina jälle tõstatasin selle. Kindlasti enne mind on ka olnud selliseid, kuid nii suur laine, nagu viimasel ajal on, just siis, kui ma avasin selle teema, ma kogu oma elu ma ei tea. Ma muidu teaksin, mis asi see on. Ja mul on jube hea meel, et nüüd tulevased teavad juba varakult. Et minul käis küll see järk-järgult, ilma et ma teadsin, mu intuitsioon juhatas mind. Tegema mingeid selliseid kasulikke otsuseid, mille üle ma olen väga tänulik ja tagantjärgi ma mõistan, miks. Aga nüüd järeltulevatele põlvedel on kollektiivis naistel on palju kergem seda mõista, kui me sellest nii palju räägime. Et me saame toetada ja ennetada läbi selle. Ja et ei ole väga populaarne olnud selline nagu leppimine sellega, selle vanusega nagu oled või milline oled või. Aga ma tahaksin sulle siia lõppu öelda seda, et kõige seksikam naine ja kõige seksikam mees on see, kes elab leppimises, aktsepteerimises oma autentse olemusega ja välimusega ja vanusega. Selles on oma võlu ja oma vägi. Ja minule see väga meeldib, see on väga veetlev. ja kui sellega leppimine tehakse, siis tänu sellise, siis ei tekita stressi. Leppimine ja aktsepteerimine on väga vabastav. Ja siis see mõju on ka selline, et ei tekitata endale liigselt niisugust aastaid hoopis juurde, vaid võib juhtuda, et nähakse just sama vana välja, kui ollakse või isegi noorem, sellepärast, et ollakse rahu teinud sellega ja kuidagi leitakse selles omad võlud ja lihtsalt väga-väga avastatakse, et see kukutab meid veelgi rohkem enesearmastusse. See periood minu jaoks on see kindlasti seda olnud. Veelgi rohkem kuulanud oma vajadusi, oma kehameelt ja hinge ja olen hakanud jagama seda ka teistega. Ja minu klientidel ka on tagasisidet tulnud, et nemad ka kenasti jälgivad, ostavad kvaliteetseid vitamiine ja magneesiumi, millel on omad loetakse väga palju põhjalikult ja pühendunult ja see on nagu fookus, sa nagu kastad iseennast ja see on seksikas, see on tõeline seksikus. Kui sa oled endaga, sa oled sina ise, tõeline. Sa ei püüa olla keegi teine, sa ei püüa olla miskit ega keskit teistmoodi, kui sa tegelikult oled. Selles on väga-väga suur vägi ja võlu. Seda tahtsin sulle öelda. Et võib-olla sellepärast pole sellest varem räägitud, kuid tore on see, et sellest räägitakse. Et jah, teadmatus või hirm, et ma ei taha olla ju vana. Et võib-olla see on ka olnud, jah. Ma ei taha rääkida sellest, mul on siiber sellest, ma ei taha rääkida sellest, kui vanaks ma saan või mis ma saan. See on natukene nagu, vaata, on ju väga selline mentaliteet. See on umbes minu jaoks nagu loodusega võitlemine. Et aga kui sa võtad seda väga naturaalselt ja tead, et sa oled eelkõige hing, siis su keha ka reageerib stressi vabamalt ja ta hakkab omaette looma sellist nagu mõnusat tervendavat vibe'i. Sest leppimises ja aktsepteerimis on nii ilus vägi ja edasi liikumine. Et ei püüta vastanduda sellega, mis on või kuidas on. Ja sellise inimesega on ka üleüldse väga meeldiv olla koos, sest siis ta ei vastandu ka millelegi muule oma elus. Temaga on rahumeelsem, mõnusam asju ajada. Vot siis see on minu arvamus. Aga tore, kui jagatakse seda teemat. Tore, kui energeetiliselt ma arvan, et ma mingi väga suure hirmu vabastasin sellest, kui ma alustasin selle naiste eriseeriaga. Vaata neid otsast lõpuni. Mul on isegi folder seal videode listis, ma arvan.
küsi, kui sa ei leia. aitäh sulle!